Tere, mina olen Astrid Kõva ja töötan Kurtna koolis klassiõpetajana. Mesinduse juurde sattusin ma tänu kooli mesilale ja enne mul sellega kokkupuudet ei olnud. Meie kool on lasteaed põhikool, aga miks meil seal siis mesindust õpetatakse? Kõik algas sellest, kui 12 aastat tagasi meil renoveeriti vana koolimaja ja asemele ehitati uus ja ehitamisel peeti siis silmas ja väga tähtsaks, et see oleks looduslikest materjalidest, keskkonnasõbralik, energiasäästlik ja meie soov oli siis ka sisu vastavusse viia sellele ja kooli õppesuunaks saigi inimene ja keskkond. Uuenenud kooliga tuli ka välja mõelda uus tunnuslause, logo, väärtused määrata ja mitmete mõttetalgute tulemusena jõudsimegi sellise väga toreda ja lihtsa lauseni, et mesi peitub igas õies. See on väga mitmetähenduslik lause, samas on tõlgendamisvõimalusi palju. Kui kool novembri lõpus avati, siis meie külaselts, Kurtna külaselts siis tegigi oma tõlgenduse ja kinkis koolile mesitaru. See mütsiga inimene seal on meie tolleaegne direktor. No see taru sai naljaga pooleks kingitud, aga meie jaoks oli asi naljast kaugel. Et kuna me nendel mõttetalgutel olime väga palju arutlenud keskkonnateemadel ja kui olulised mesilased meie elus on, mille tulemusena ka siis tunnuslause tekkis, et meie mõtlesime, et aga me panemegi kooli juurde selle taru püsti. Meie head naabrid, Tagadi külaselts ja Nabala keskkonnakaitseühing kinkisid meile veel ühe taru, et meil ikka tegevust jätkuks ja nii me saimegi endale 3 taruga mesila. Et kui esialgne plaan oli mesilasi kooli juures pidada, et lapsed saaks nende eluga tutvuda, siis ettevaatusabinõusid silmas pidades me siiski kooli juurde neid tarusid ei pannud, vaid nad on koolist umbes 1,5 kilomeetri kaugusel ja võimalusel saab seal kergelt siis käia. Mesilaste eest hakkas tollel ajal hoolitsema siis just 3. klassi lõpetanud õpilased ja mina olin nende klassijuhataja ja niimoodi ma mesinduse juurde sattusingi. Ka meie põhiväärtused koolis on seotud siis selle tunnuslausega, sõbralikkus, igas ühes meist on midagi head, isegi kui seda ei julgeta või taheta välja näidata, tarkus, me kõik oleme võimelised õppima, ühistunne, et saak või tulemus sõltub siis kõikide panusest. Meil on siis oma mesila, praegu on seal 4 taru, küll 2 perega, aga kuna see mesila meil olemas on, siis me oleme püüdnud ka mesinduse ja mesilaste teemat oma õppekavas nii läbivates teemades kui ka erinevates õppeainetesse siduda. Sellel slaidil on siis näha, kui palju meil on mesilastelt õppida. Et see ülemine pilt on siis meie oma kooli mesilast, kuidas mesilased moodustavad sellise koostööketi ja alumine pilt meie kooli meeskonnapäevalt, kus ka õpilased sellise keti moodustavad, tuleb olla sõbralik, tuleb olla tark ja ühiselt pingutada tulemuse nimel. Me usume, et kui me seome oma õppetööd nii igapäevaselt kui ka sellistes muudes tegevustes mesilaste eluga, siis lapsed oskavad seda paremini seda teemat mõista. Ja meil on koolis välja töötatud mesinduse ainekava, kus siis muude teemade hulgas on praktilisi näiteid, kuidas siis oma ainetesse mesinduse teemat lõimida. See sisaldab ka 6. klassile mõeldud ainekava ja töölehti, mida siis erinevates ainetes kasutada. Kõige põnevam ongi see, mida lapsed tegelikult ootavad juba 1. klassist peale, et millal hakkavad mesindustunnid. Mesindustunde
kooliaasta jooksul selliseid teooriatunde on 6, kus siis lapsed tutvuvad kooli mesilalooga, et miks ja kuidas meil see koolimesila on tekkinud, mesinduse ajalooga, mesilaspere koosseisuga, kui põnev see on, mis tööd seal kellelgi on, peamiste meetaimedega ja mesilaste haiguste ja kahjuritega. Ja üks loeng on ka töödest mesilas, kuna kahjuks kõik ei jõua kõiki neid töid läbi teha, mis siis mesilas ette tulevad. Tere, mina olen Katrin Kalvik. Minu jutu juhatab hästi sisse Kurtna kooli selle õppeaasta teema teadmised praktikasse, kogemused teadmistesse. Et läbi õpilaste kaasamise mesilaste eest hoolitsemisel anname neile positiivset eeskuju loodusega suhtlemisel ja teadmised selle olulisusest. Et lisaks mesilaste olulisuse selgitamisel annab mesindustund meile ka võimaluse õpilastele pakkuda välja üks võimalik karjäärivalik, et mida õpilased siis tulevikus saavad valida, et kas oma erialaks või siis hobiks või mõlemad korraga. Nii, aga jah. Nüüd siis täpsemalt, et mida õpilased saavad seal mesilas teha. Et alustame septembri esimestel päevadel 6. klassiga ja nende esimeseks tööks on siirupi keetmine ja selle viimine mesilastele. Et see tekitab õpilastes alati väga suurt elevust, eelkõige just sellise suure koguse suhkru ja vee kokkusegamine ja seejärel põnevate mesinike kostüümidesse riietumine. Peale siirupi viimise saavad õpilased sügisel veel valmistada mesilastele oblikhappega varrolesta tõrjet ja soojustada siis tarud talveks. Kevadel esimeste soojemate ilmadega püüame siis tabada mesilaste puhastuslennu toimumist ja seejärel õpilased saavad tarudes viia läbi suurpuhastuse, pühkida kokku sinna talvel kogunenud prahi ja langetise, kraapida puhtaks taruseinad ja desinfitseerida leeklambiga. Paralleelselt siis pesade laiendamisega toimub meil tavaliselt ka eelmise hooaja mustade kärgede puhastamine. Et usinad mesinikud teevad seda küll juba talvel, aga kuna meil on abikäsi selleks tööks päris palju, siis jõuame selle tööga kiiremini valmis. Ja tihti juhtub ka meie rõõmuks selliseid õpilasi igal aastal, kes on nõus ka suvel omast huvist ja vabast tahtest mesilas kaasas käima, et siis on põhiliseks tööks pesa laiendamine ja soodsamate suvede korral juunis-juulis ka juba vurritamine. Lisaks mesilas toimetamisele saavad õpilased ka igal aastal alates 2013. aastast käia Tallinna Ülikooli ökoloogiakeskuses. Et esimesel aastal võttis meid vastu ja viis õpilastele läbi väga põneva laboritunni vanemteadur Mihkel Kangur ja järgnevalt on meid siis võõrustanud teadur Liisa Puussepp, kes on õpilastele pakkunud igal aastal väga põneva päeva, näiteks viinud meid ülikooli katusele tutvuma seal peetavate mesilastega või ühel aastal õpilased said osaleda mesilaste päeva näitusel ja maitsta siis erinevates asukohtades peetavate mesilaste mett, näiteks Tallinna kortermajade katusel peetavate tarude mett. Peale selle, et Liisa Puussepp pakub alati midagi üllatavat, siis saavad iga aasta õpilased osa ka Melissa paleontoloogiast, mis siis on, nad valmistavad ise meeproove ja saavad seda mikroskoobi all uurida. 2018. aastal kirjutas meie lasteaia juhataja Kaire Oks projekti Mesilased ja maailm, mis siis sai Keskkonnainvesteeringute Keskuselt rahastuse ja selle käigus külastasid kõik kooliklassid Tallinna Loomaaia Mesilat ja osalesid Kohila Keskkonnahariduse Keskuse programmis Mesi ja mesilased. Lasteaia vanemad rühmad osalesid Tallinna Loodusmuuseumi programmis Sipelgate ja mesilaste töökas elu. Nii.
Ja siis veel kiirelt, iga aasta peetakse meie koolis ka meepäeva, et püüame seda sisustada alati erinevalt, et kas õpilased valmistavad toite, on erinevad töötoad või kooliõpilased esinevad siis lasteaia õpilastele mesindusteemaliste etendustega. Et see aasta olid meil töötoad, et siin pildil näete ka on siis vanadesse teetassides valmistasid õpilased mesilasvahast küünlaid. Meil oli veel vahakanga valmistamine, huulepalsami valmistamine, kärjepõhjadest küünlaid tegid nad ja meekooki. Aga loodan, et meie väikese koolimesila toimetamisega oleme teinud ühe väikese pai siis Eesti liigirikkuse säilitamisel. Aitäh! Suur tänu! Muidugi olete. Ole hea, tulge ka lähemale. Meil on siis, nagu ikka, traditsiooniks saanud küsimuste voor. Alustame sellest, et kas on tekkinud ka vastuolu lapsevanematega ehk kas on peetud vajalikuks mitte lubada oma last mesilastega tegelema, pidades silmas asjaolu, et võib saada sutsata ja võivad tekkida allergilised reaktsioonid. Ei ole ühtegi sellist nõuet tulnud. Me oleme alati küsinud enne, et kas keegi on allergiline. Et selles esimeses grupis 3. klassis, kes meil hakkasid hoolitsema, oli küll üks allergiline poiss, aga tal oli tahe nii suur, tal oli tablett taskus ja ta oli alati kohal. Selge, nii et enne ikkagi ettevalmistus ja siis tegevus. Väga vahva. Kui palju teie olete kursis ka teiste koolide eluga selle koha pealt, et kui avatud on koolide õppekavad uutele keskkonnahariduslikele teemadele, sellistele lahendustele, lähenemistele? No suhteliselt vabalt käed on ikkagi koolidel algatada ise taolisi projekte. Nii et selline eestvõtlikkus ja ettevõtlikkus võiks täitsa olla, kui tuleb koolist, siis see on igati tervitatav. Ja me olemegi kutsunud ka teisi koole enda mesinduse teemaga tutvuma, et algusaastatel meil olid täitsa suured konverentsid sellised, 6 kooli käis kohal ja mesilasemade kasvataja ja sellised ettekanded ja me oleme ikka propageerinud oma tegevust ka. Ma usun, et ma kordan siin üle, et teie kooli kogukonnale ilmselt ei peagi ütlema ja selgitama, miks on tolmeldajad üleüldse loodusele vajalikud. Aga kuidas te neid oma teadmisi mujale saate jagada, ehk siis nendele inimestele, kes ei tea, millist rolli mängivad tolmeldajad eluslooduse püsimisele? Eelkõige esimene samm ilmselt sellest algab, et need 6. klassi lapsed, kõik teised ka, kes saavad vähesel määral mesindust, aga need 6. klassi lapsed, kes sellest saavad sellist entusiasmi ja tekib huvi mesinduse vastu, et nad lähevad ju kindlasti ka koju ja jagavad seda entusiasmi oma lähedastega. Et siis niipidi levib kindlasti see info ka. Teadmised ja info. Ja alati on see laste jaoks hästi niisugune ehmatav ja mõtlema panev, et mis saab maakerast või elust maal, kui mesilasi ei oleks. Et ega me kaua ei säiliks 4 aastat väidetavalt. Et see võib-olla, kui nad lähevad sellise jutuga koju, siis igatahes kogu küla elab meile kaasa, kui kuskil on sülempuu otsas, siis meid kutsutakse välja ka naaberküladesse, nii et see ikka, ma usun, et inimesed teavad. Te olete kohe kogukond, kes on oma piirkonna eksperdid ja mesilaste asjatundid. Vähemalt kes on kooliga seotud, et need teavad. Väga vahva. Suur tänu veel kord teile. Aitäh!